Nii, järgnevalt vaatame üle videokaamerad, kandidaadid ning vaatame, kuidas saada videokaamerast video arvutisse, millised võimalused nendel kandidaatidel on. Esiteks meil on siin Panasonic HDC TM900 näiteks ja siis meil on siin Nokia Express Music 5300, kui me eksi, millega ma filmisin samal aegselt. Siis mul on siin veel üks IVC kõvakettele lindistatav videokaamera väike ning digivideokaamera Canon XM2 ning vaadates lähemalt siis näiteks XM2, siis peate otsima kõigepealt kaamerale üles koha, kus te saate klapi eemaldada. Klapi peal peaks olema USB või siis digivideo märk. Ütleme nii, et uuematel kaameratel digivideo võib puududa, aga võib-olla on ka olemas. Ühesõnaga, siin on siis Fire ots ja siin on USB ots. Hetkel see salvestab, eks ju, kaardile või siis nii-öelda sellele kassetile ning kõige parem või kvaliteetsem video me saame siit kaamerast kätte digivideo nii-öelda kaabli kaudu. See on siis puhas digivideo kaamera. Nüüd on siin järgmine kaamera, vaatame, otsime, kus on siis sellel kaameral võimalused arvutisse videot saada. Näeme, et sellel kaameral on olemas USB otsik ja see ots on mikro USB. Nüüd järgmine on siis Nokia telefon, vaatame, millised võimalused on Nokia telefonil, ka leiame üles mingi kaane, kus on nii-öelda koht, võib-olla USB ots, ning täpselt samamoodi mikro USB ots võimalik. Nii, ja nüüd on kolmas, on Panasonic. Vaatame, millised võimalused on siin. Praegu on meil 2 USB võimalust, 1 digivideo võimalust ning kolmaseks on meil siin üks uuemat tüüpi kaamera, mis salvestab siis täis kõrgresolutsiooni, teised seda ei teinud. Ning temal on võimalused kaamerasse, arvutisse videot saada siis läbi USB või veel parem variant, võtate kaardi välja, mälukaardi ja panete mälukaardi siis otse mälukaardi lugejasse, mis on teie arvuti küll ühendatud, lükkate kaardi sisse ja lähete, hakkate filmima edasi. Nüüd ongi küsimus, et kui teil on oma meedia täis laetud ja te olete kohe edasi jätkama filmimist, siis selle kaamera puhul te peate võtma kasseti välja ning paneme sisse teise kasseti. Nüüd selle kaamera puhul siin teil mitte midagi teha. Kui teil kaamera kõva ketastub täis, siis ketas on siia sisse ehitatud, te ei saa enam midagi kätte, te ei saa midagi ära vahetada, te lihtsalt olete omadegi jännis, te peate laadima kaamera tühjaks. Nüüd selle nii-öelda Nokia puhul on ilmselt võimalik võtta siit välja see mälukaart siit seest, kuid ma usun, et ikkagi teie nagu nii-öelda lindistamissessioon on katkenud. Nüüd selle kaamera puhul siin tegelikult, kui te eemaldate mälukaardi, panete uue tühja mälukaardi sisse, saate jätkata väga kiiresti lindistamist, nii et hetkel mulle tundub, et kõige mõttekam on osta mälukaardile salvestatav kaamera. Aga see selleks, ma arvan, et oleme vist leidnud parima kandidaadi, on siis see kaamera ning selle kaamera pealt hetkel või sellise tehnoloogia peal nagu mälukaart pluss USB, ilmselt sellise tehnoloogiaga saate video kõige kiiremini arvutisse ja see oleks ilmselt ka võitja, kuid mul on teile üllatus, mul on olemas nüüd ka siin veel MacBook Pro näiteks ning tuleb välja, et MacBook Pro mul samal ajal salvestas video otsa arvutisse, nii et tema on siis, nii et kui te ühendate kaamera otsa arvuti külge, siis on see võib-olla, et kõige kiirem võimalus üldse saada videot arvutisse, nii et võitja oleks siis võib-olla isegi MacBook Pro, sest et tema salvestas video ja otsa arvutisse. Okei, mis puudutab selle suhtes, et kui ma tahan teha võistlust, et milline kaamera siis kõige kiiremini salvestaks videot nii-öelda arvutisse, nii et MacBook Pro sisse ehitatud veebikaamera võib-olla, et oleks võitnud. Okei, aga nüüd läheks järgmise teema juurde edasi.